Saate toob teieni Tervisekassa. Tere kõigile kuulajatele! Seksuaaltervise ABC jätkab oma hooaega ning täna räägime saates naiste rindadest, sellest, kuidas nad arenevad ja mis kogu naise elukaare või ütleme siis täpsemalt, et kui me räägime noortest naistest siis ja veebinõustamise sellest vanusest siis kuni 26. aastani, kuigi oleme ausad, päris aastatega seda kõike piirata ei saa. Me räägime tervise poole pealt, räägime elustiili poole pealt ja püüame kogu seda rindade teemat võib-olla natuke rohkem normaliseerida. On ta olnud ja on siiani vast üpris seksualiseeritud teema ja võib-olla ka viimastel aastatel palju, kui me räägime rindadest, siis oleme kuulnud rinnavähist ja kõigest muust, aga proovime siis ka natukene seda teemat rohkem avada ja räägime tõesti peaaegu kõigest, kui nii võib öelda. Mul on täna külas stuudios teile juba päris tuttav inimene, ämmaemand ja noortenõustaja Diana Leht. Tere! Tervist! No, alustame kõigepealt sellest, et kui sina kuuled sõna rinnad, siis mis on sinu arvates selline kõige olulisem mõte, millega üldse seda teemat avada? Jaa, no see on nii nagu kõikide kehaosadega, et keha on üleni tervik ja terviklik ja rinnad, kui me räägime nüüd naiste rindadest, siis see on tõesti ju üks intiimpiirkond tegelikult ju, seksuaalsusega võib-olla rohkem seotud ja siis tekibki see, et esiteks hästi isiklik suhe, et kuidas ise tajud, sa pead alati mõtlema nõustajana üldse, kuidas sa mingid piirkondasid tajud, mis on sinu nagu tunded, tundmused ja siis, et kui keegi tuleb ja hakkab rääkima sulle oma küsimusi, tundeid, tundmusi, et siis et sa nagu arvestaksid sellega, et see kõigil on nii erinev. Ma ütlen ikka absoluutselt jäängi ütlema, et me tajume ja tunnetame kõiki piirkondasid väga erinevalt, et nagu mulle meeldib öelda, et meie seksuaalsus on täpselt sama erinev nagu silmaiiris ja näpujälg ja siis sa peadki olema hästi tähelepanelik kuulaja ja vaatama, mida see tähendab. Et näiteks, praegu tuleb just selline näide, et tuli noor naine, ja tal oli päris mitu ebakindlust ja sellist muret rinnaga ja rindadega ja siis me vaatasime need rinnad üle ja siis ma juba tahtsin öelda, et aga nii ilusad ja kõik on ju nii hästi, siis ma olin juba nii, et ka niimoodi nagu tegelikult ei tohi. See on huvitav, sest ühtpidi rinnad on nagu ühtpidi nagu käed ja jalad, et ka kehaosad, mis arenevad ja nii edasi, aga ikkagi, et kuna neil on ka muu funktsioon ja kui me mõtleme just nii võib-olla seda mitte isegi seksuaaltervist, vaid seksuaalsuse poolt ja seda, kuidas neid on seksualiseeritud aastaid siis ja aastakümneid, siis tõenäoliselt ka see on see põhjus, miks see ebakindlus on tekkinud. Täiesti kindlasti, just ja jälle, kui me läheme näiteks nagu meediaruumi, siis eks ole, kui me vaatame, see on ammu niimoodi, et siin ei ole mõtet millegi üle imestada ja see ongi normaalne ja harjume sellega kõik ära, et pigem siis toetame ennast ja teisi, aga jällegi, kui vaadata kas või millega, mida müüakse jäätist ja mida kõike ja siis on need kaunid rinnad ka seal järsku kuidagi plaanis, et siis nii on. Kõigest sellest me täna kindlasti jõuame veel rääkida, aga alustame tegelikult algusest, nii nagu ikka meie kehad arenevad, siis räägime sellest, et millal üldse rindade areng algab ja kuidas see enamasti kulgeb? Algab kohe algusest peale, et vahel, kui beebid on sündinud ja siis vanemad nii ehmatavad, et mis eritist sealt rinnast tuleb, et niimoodi see inimese areng ja keha areng hakkab, aga kui me räägime nüüd siis sellest arengust, kus tüdrukust hakkab naine sirguma, siis see on tulnud nüüd ettepoole füüsilises arengus ka ja kuskil 10+, et hakkavad tulema need igasugused muutused ja tüdruk võib tajuda valulikkust, sellist kihelust, imelikku tunnet, nagu nad vahel kirjeldavad, et nii see algus on. Kui me räägime vanusest, sa ütlesid, et see on nagu tulnud ettepoole, siis kas on võimalik ka rääkida mingisugusest sellisest vanuse vahemikust, kui see peaks tulema ja sellest ajast, kui ei ole midagi toimunud, et siis peaks hakkama mõtlema, et midagi võib olla valesti?
No jah, menstratsiooniga ju öeldakse ka niimoodi, et kui ta ikkagi 16. eluaastaks ei ole tulnud, et siis kindlasti tuleb hakata uurima. Aga rindadega on nüüd et siis me alati nagu hindame kogu tervikut, et kõik see ongi, et kuidas need rasvaprotsendid on, kuidas see rinnaareng on, kuidas, ma ei tea, karvad, kõik see küpsemine on käinud. Aga lihtsalt rindadega on see lugu harva, aga see on olemas, et osadel tõesti ongi geneetiliselt väike rind ja ta ei arenegi eriti ja väga harva, aga see on olemas, nii et see on alati individuaalne ja ma ütlen emadele ja tütardele ja kõigile, et parem tulge spetsialistide juurde, et arutame selle niimoodi juhtumi põhiselt läbi, et ei oleks selliseid vääruskumusi ja arusaamasid ja et pole midagi ja küll ta kunagi tuleb ja et kui juba inimesel tekivad nagu küsimused ja emadel ka tekivad väga tihti küsimused, et kas see tema tütre areng on igatepidi normaalne, et siis tasub tulla. Kui kiire see areng selles mõttes on või kuidas üldse seda nagu peaks hindama noor neiu, et kas üleöö kindlasti meil mitte midagi meie kehadega ei juhtu, aga kui me räägime rindade arengust, siis kas on see niimoodi, et ala paari aastaga ja siis on need rinnad sellised nagu täiskasvanu eas ka või me räägime ikkagi mingisugusest veel pikemast perioodist, kui saab lõpuks siis öelda, et rinnad on välja arenenud? Rinnad arenevad välja, see on tõesti ka üks küsimus, millega tullakse, et tõesti kaua ja et mis nüüd saab, kas see sama asümmeetria teema, eks ole, siis kuni 20+. Et arvatakse vahel, ja üldse keha teadmistega on erinevalt, aga et arvatakse mõnikord, et 17, 18 ja kõik on valmis, aga ei ole. Et 20+. Ja siis on jälle see nii nagu kõikide arengutega, et kellel on kiirem, kellel on aeglasem, me ju näeme teismeliste juures ka, et 14 ja nii, igati on nii välja arenenud ja siis on teine 14, et midagi pole alanudki veel, et mõlemad on normaalsed. Sa oled noortenõust ja sinu juurde tullakse tõenäoliselt igasuguste erinevate küsimustega. Mis on need täiesti nii-öelda tavalised asjad tegelikult rindade arengus, mis noort sageli võib-olla ehmatavad ja tekitavad selle küsimuse, et issand, kas see on normaalne või kas mina olen normaalne? No kõik, et see kõik on suur mõiste, aga ikkagi asümmeetria, erinevad suurused, erinevad nibuteemad, siis et seal nibude juures on sellised nagu väiksed täpikesed, need on suuremad, need on väiksemad. Vahel on isegi mõned karvakesed, et kõik need tekitavad tohutult küsimusi, sest et nii nagu ka teised intiimpiirkonnad, et ma teen vahel seda nalja, et kahjuks või õnneks me ei rivista kehalise kasvatuse tunnis ennast kuskile paljalt üles ja ei hakka võrdlema, et kuidas siis sina välja näed ja kuidas mina välja näen, et see ongi, et me näeme ju, või inimesed näevad seda ajakirjadest ja filmidest, mis seal näidatakse, aga nad ei näe seda normaalset keha väga, et siis tuleb tõesti nagu kõik üle rääkida ja rahustada. Igaks juhuks käime veel üle, mida sa pead silmas asümmeetria all? Mis see siis nii-öelda normaalne on, et miski on asümmeetriline? See on ka normaalne, kui üks rind on väiksem, kui teine on suurem, tegelikult on seda enamus inimestel. Et kui me vaatame nüüd siis niimoodi plastiliselt lõigatud rindu ja aidatud rindu, ühesõnaga tehtud, et siis nad muidugi püütakse nagu võimalikult sarnaselt teha, aga et me oleme asümmeetrilised, kui me võtame inimese üldse nagu teljelt pooleks, siis küll on meie kõrvad erinevad, küll on näpud ja ilmselgelt on ka rinnad. Kui me räägime näiteks rinnanibudest, osad ütlevad, et neil on need nii väiksed, teised ütlevad, et on suured. Millest see tuleneb, et kas see ongi see, et ma ei tea, kas see on geneetika või kust kohast see tuleb, et mõni mõtleb, et issand, aga näed, et tal on hoopis teistsugused, mul on sellised, miks see nii on? No see on hea küsimus, aga siis ma ütleksingi selle kohta, et miks kellegi silmad on suured ja teisel on väiksed. Et me oleme erinevad ja kõik kui mõeldagi ja ma hästi nagu räägin sellest, et vaatame näppe, vaatame kõike, et nii on ja seda, ma ei taha seda sõna väga kasutada, normaliseerimine, aga tegelikult seda tuleb väga palju teha. Osadel
neiudele on antud kaasa see, et rinnad on hästi siis kindla kujuga, teistel võivad olla need rohkem rippus. Kas, ma ei tea, see kõlab ka nagu väga koledalt, kui ma seda nii ütlen, aga võib-olla sa oskad ka parema sõna siia mõelda, et milles siis nagu see tuleb, et kas see on ka kuidagi seotud sellega, et ma ei tea, tütarlaps peaks midagi muud nüüd tegema või tegelikult see ongi lihtsalt see, et osadel on need nii, osadel naa? Osadel ongi nii, osadel ongi naa, et kui ma vahel guugeldan nendega seal koos ja võtamegi siis need erinevad rinnakujud ette ja need on tõesti nii väga erinevad, aga siis on selline üks armas mõte, et inimestel endal on maitsed ka erinevad ja siis nagu väga oluline on öelda, et nad kõik on ilusad. Ma muidugi olen selle täiesti fänn sellele, eks ole, mina õpetaks, ma olen sellest rääkinud, õpetaks lapsi maast madalast seismagi peegli ees ja ütlema, et ma olen ikka superilus. Et selle arenguga ka harjuda ja oma keha arenguga harjuda ja oma keha pildiga harjuda. Et ongi geneetika, kõik mängib rolli, et nii ta lihtsalt on ja siis hakkabki nagu see koht tekkima, et kuidas see neiu ise tajub ennast, et seda rinnakuju tõesti ja just ükskord oli selline nõustamisel, kus naine ütles, et minule üldse minu rinnakuju ei meeldi, aga mehele nii väga meeldib. Et see on nii erinev. Praegu rääkisime väga palju sellest, et mis on normaalne, et kõik see on asümmeetriline, üks on suurem kui teine, kas mis kujuga nad on, kuidas nad hoiavad ja nii edasi, kui suur on see nibu või kui väike, siis aga kas on mingisugused sellised nii-öelda arenguea puhul mingisugused nagu näited, mingisugused hetked, kus peaks ikkagi noor neiu mõtlema, et siin selle koha peal ma peaksin spetsialisti juurde pöörduma. Jah, ta võib ka niisama, kui tal on mingisugune ebakindlus või üleüldine küsimus noorte nõustamiskeskusse muidugi tule ja räägi, aga kui on tõesti see, et sina ka ütled nagu nõustajana või ämmaemandana, et tegelikult see on nagu koht, kus sa peaksid natukene nüüd nagu mõtlema ja ikkagi spetsialisti poolde pöörduma. No jaa, see, kui ongi mingi eritis rinnast, igaks juhuks tuleks alati üle vaadata, selline, nagu nimetatakse see apelsini koore nahk tekib järsku keset rinda, mingid pigmendilaigud, sünnimärgid, enamasti on noortel inimestel kõik korras. Aga mina alati ütlen, et kõige rohkem tuleb tegeleda peaga. Et kui inimesel tekib küsimus või et nagu mingi kahtlus või kas see on normaalne, siis pigem tulla, et AI käest ja Google'ist on täiesti ka väga hea muidugi küsida, aga siis tuleb alati küsida spetsialisti käest üle. Et ei oleks niimoodi, et inimene, ma ei tea, muretseb kuude viisi, et küsimusi on kuude viisi või küsimused ja ta ei tule ja ei tegele sellega, et mis iganes küsimus on, tuleb tulla. Üks asi, mida ma guugeldasin ja sain nagu ühe siis küsimuse leidsin, mida võib-olla noored naised või üldse naised küsivad, on see, et kui mul on nagu suured rinnad, gravitatsioon mõjub, siis tekivad nagu, kas siis mitte venitusarvid, aga igatahes, sa saad aru, mingisugune nii-öelda nahaga mingi teema. Mida sellisel juhul teha? Ärme räägi kohe sellest, et nüüd 15-aastane või 16-aastane tüdruk peaks minema operatsioonil, see on ilmselt siis juba see nii-öelda seljavalud ja kõik, aga et mida teha, et seda siis kuidagi paremaks teha? Või ennetada või? Ennetada kas või, just. Kahjuks ei ole võimalik, et striiad, enitusarmid, see on meil hoopis üks nagu, see on keha omane, see on sisemine teema. Et kas me paneme seal rinnahoidjat või niisutamine on alati hea plaan, et selle vastu ma ei ole, aga jah, et kui ma vahel vaatan ka seda turgu, et ma ei tea, püstikreemid ja keelid ja need teevad nooremaks ja need teevad veel ilusamaks ja veel pringimaks ja siis paraku see ei tööta. Siin on ilmselt jälle see sama kehapildi teema, et see lihtsalt normaalne osa meie kehast. Täpselt. Rinnad ja menstruaaltsükkel. Ma arvan, et väga paljud võib-olla just mehed võib-olla niimoodi isegi ei mõtle, aga tõenäoliselt need on kuidagi pidi ikkagi omavahel seotud. Kuidas ja kas üldse menstruaaltsükkel kuidagi võib mõjutada rinda isegi, ma ei tea, kas kui need on välja arenenud või siis kui nad ei ole veel välja arenenud? See on individuaalne, väga sageli mõjutavad, et menstruatsioon kui algab, juba mõned päevad enne,
et siis rinnad lähevad tundlikuks. Et see tundlikkus on väga lai, selles mõttes, et mõndadel on väga valus, tekivad sellised nagu näärmelised nagu tükid või sellised tugevamad kohad, mis mõnikord tekitavad ka inimestele väga palju muret. Et ma arvan, et väga paljud tüdrukud teavad seda, et kui menstratsioonid tulid ja näiteks oligi, et ma ei tea, inimesed jooksid, rabelesid, keegi läks küünarnukiga vastu või ma isegi ütlen, et olge selle kallistamisega ka nagu veidi ettevaatlikud, et midagi, et see, need kallistamine ei pea olema tugev ja kõva ja selline, et ma haaran su kassu ja siis ma hoian sind seal nii, et oleks hoitud, on ju. Sest et jällegi see rinnatundlikkus ja see rinnapiirkond ja tsoon on väga-väga tundlik ka ilma menstratsioonita. Osadel naistel on niimoodi, et ära mine vastu ka, ta ise ka ei saa umbes nagu puutuda. Et sellega tuleb väga arvestada. Kui sa ütleb praegu, et mõni see isegi puutuda, kas siis see on juba ülitundlikkus, millega peaks midagi tegema või see ongi täiesti see, et lihtsalt nii on? Kui see ei sega teda, ütleme liialt tema elu, ma ei tea, riidesse panemist ja ma ei tea, ujumist ja jooksmist ja kõike, siis ei pea tegelema. Et mul tuleb üks lugu meelde, mida ma olen rääkinud selle inimese loal, mis on minu jaoks väga õpetlik ja ma annangi selle inimestele edasi, et arvestame palun sellega, et inimestel on erinevad haavad ja traumad väga-väga erinevatest kohtadest. Ja siis see oli üks minu klient ja ta rääkis, et kui halvasti ta tundis, korraks hüppan juba nagu ettepoole, kui halvasti ta ennast tundis peale lapse sündi, et kõik rääkisid, kui oluline on imetada ja kui tähtis see on ja kõik, aga temal oli tohutult ebamugav panna last rinna lähedale ja rinnale. Ja seal oli trauma taga ja et sellega tuleb arvestada, siis tulebki nagu avada ja tagasi minnes sellele, et kuidas tuleb tegeleda, kui segab, siis kindlasti. Ja siis on seal nii palju nõkse ja nippe, kuidas siis selle rinnaga nii-öelda hellalt käituda, et inimene tunneks vähe frustratsiooni ja häiritust. Osad naised ütlevad, et menstratsiooni ajal võivad ka rinnad nii-öelda täidlasemaks, me ei saa rääkida, et nad suured, et mitu korvitajat tuleb juurde, aga täidlasemaks muutuvad. Miks see juhtub, et see ei lähe ju õhku täis, keegi kuskilt ma ei tea, ei tee midagi, et kas see on lihtsalt see tunne või seal reaalselt tegelikult miskit toimub? See on reaalselt, et see on hormoonide toimel, et need menstratsioonihormoonid teevad seda ja tegelikult olen ise näinud või sõbranna jagas seda, et menstratsioon sellel ajal ka, aga näiteks rasedusvastased vahendid. Ja ta ütles, et ilma naljata tal ikkagi rind suurenes tugevalt. Et see on võimalik ja siis mõned teevad seda naljat, kui talle meeldib see suurenemine, sest seda me ei saa jälle nagu öelda, et kõigile tohutult meeldib. Ei, mõnel on täpselt vastupidi, on naisi ja tüdrukuid, kellega me tegeleme siis niipidi, et võimalikult tugevad spordirinnahoidjad kanda, et see rind teda võimalikult vähe häiriks. Et jah, hormoonide toimel, see on täiesti loomulik protsess. Head sa hormoonide juurde jõudsid, sest siit edasi ma tahaksin luua sellise nagu loogilise jätku just rasestumisvastaste meetodite mõjul siis rindadele, aga kas siit ma tahangi võib-olla jõuda selleni, et kui menstratsioon tekitab muutusi, mis on väga tugevad, kas siis rasestumisvastaste meetodite mõndade siis kasutamine võib neid ka nagu natukene nagu maha suruda? Jah. Absoluutselt, see on jälle väga individuaalne, aga üks põhjus mõnikord, miks inimene tahab valida rasedusvastast vahendit, ei pruugigi olla see, et tal ei olegi võib-olla partnerit, et tal ei ole vaja nagu rasedusvastast vahendit sellepärast, et rasedusest hoiduda, aga just, et need igasugused sellised menstratsioonitsükliga seonduvad vaevused nagu valud, tugevad kõhuvalud, eks ole, selline kehatundlikkus, närvilisus, õrnus, ma ei tea, ajuudu, kõik need asjad, et siis kasutatakse sellel põhjusel ja see võib anda väga head efektid, et just eile nõustasin ja üks noor tuli ja ütles,
et ta on nii tänulik, et ma soovitasin, ta alguses oli natuke kahtlev, emakas ise spiraali suhtes ja ma ütlesin, et et välja saab alati võtta, katkestada saab alati, aga et proovime, et alati tuleb proovida nii kaua, kuni me leiame sellise lahenduse, et inimesel on võimalikult mugav. Ja siis ta ütles, et uskumatu, et temal näiteks meeleolu selline pinge ja madal meeleolu kadus absoluutselt ära. Et niipidi võib ka olla, et hästi palju ju räägitakse just sellest, et nad tekitavad juurde või mõned inimesed on tundlikud jälle nagu teisipidi, see ei ole ka välistatud loomulikult, aga jah, et võib olla nagu tohutult suur efekt ja mis ongi huvitav, et inimeste psühholoogia töötab ju ka niimoodi, meelde jääb ju kõik see, kus sõbranna ütles, et võttis tablette ja oi, kui halvasti oli, aga kõik need tuhanded inimesed, keda mina seal kabinetis näen, kellel on väga mõnus elu nüüd erinevatel põhjustel, miks on valitud rasedusvastane vahend, et see on ka täiega olemas. Enne kui me läheme täpsemalt veel hormonaalsete rasestumisvastaste meetodite ja nende mõjule siis rindade muutuste mõttes, siis ma küsin veel selle ära, et kui on mingisugused menstruaaltsükliga seotud muutused, mis toimuvad rindadega, kas on ka midagi sellist, mille puhul jälle peaks nagu mõtlema, et see ei ole võib-olla päris normaalne, et võiks pöörduda ikkagi spetsialisti poole? No ikkagi, kui rindades on mingi väga tugev valu, mingi torkimine, mingi kuumalained, kõik sellised asjad, siis kohe tulla. Me rääkisime juba sellest, kuidas rasestumisvastased meetodid või vahendid just hormonaalsed võivad siis näiteks selle sama ka siis täidlaseks ja valulikuks muutunud rinnad normaalsusesse tagasi tuua, aga kas on ka mingisuguseid muid mõjusid või kuidas üldse rasestumisvastased vahendid, neid on nii palju erinevaid ju tegelikult, et kuidas rinnad tunduvad, kuidas nad välja näevad, kas mis ja kuidas üldse mõjutab? No nagu me rääkisime, siis igatemoodi. Mõndadel ei ole mitte mingit mõju, mõndadel on väga tugev mõju. Mul tuleb praegu üks juhtum meelde, kus oligi täpselt niimoodi, et ennem ta nagu ei tajundki seda rinda, üldse rind ei seganud ega kõik oli hästi ja siis hakkas ühtesid tablette võtma, rasedusvastaseid hormonaalseid tablette ja temal siis tekkiski selline ülitundlikkus rindadel siis. Ja ta siis niimoodi 3-4 kuud vaatas ja siis ütles, et ei, et ma niimoodi ei taha. Valisime teise vahendi ja kohe läks palju paremaks. Ehk siis ei ole küsimus mitte vahendis, et me saaksime öelda, et näed, Nexplan teeb rinnad kohe nii suureks, et enam elada ei saa ja vaid tegelikult see ikkagi väga palju sõltub sellest samast inimesest. Tohutult individuaalne. Ja ainuke variant siis teada saada ongi see, et tuleb proovida. Täpselt. Ja mis on see, aga kui näiteks ma mõtlen, et aga kui ma ei tea, kõik on juba proovitud ja et kuidas siis see otsus teha, et see, mis nagu kõige vähem midagi mõjutab või siis ongi tegelikult see, et ei sobigi mitte ükski hormonaalne vahend, et siis tuleb vaskspiraal panna? Ka nii võib juhtuda. Vaskspiraaliga on natuke see lugu, et ma teda nagu, kui inimene tahab, siis on tähtis see, et mis tema tahab ja siis me nõustame kõik ära. Aga tal võivad olla nagu teised väga ebameeldivad nagu tagajärjed, et ta võib teha menstruatsiooni väga pikaks ja vererohkeks. Ja sealt edasi võib nagu kogu keha, ütleme, et ma ei tea, hemoglobiin, rauatase, ferritiin, ehk siis need depoorauad, et need võivad kõik niimoodi ära kukkuda, et siis tulevad nagu teised probleemid. Aga minnes tagasi sellele, et see valimine, ma peaks ütlema, et mul ei ole üle 3 vahendi, et ma ei mäleta ühtegi juhtumit, kus mul oleks 4-5, neid on ikkagi nii palju täna, see on ikka väga, väga pikk nimekiri, et kuskil 3. juures on ikkagi leitud selline, mis sobib igatepidi, aga see on üks teine asi, ma ei tea, miks me oleme veel sellised ja see on loomulik ja üldse ei halvusta ja üldse ei madalda, aga ikka tuleb sellist rohi on paha ja hormoon, ilmselgelt on ikka täitsa paha. Ja siis ma täiesti heatahtlikult ütlen, et ma ei tea, kas me oleme nagu veidi metsa poole või nagu, et mõnikord inimesed vaatavad, see on täiesti okei, et teed ja kõik absoluutselt kivikesed ja kristallid ja mis iganes. Aga jah, et kuidagi ma arvan, et seal on kindlasti üks nagu põhjus on, ema ütles, vanaema ütles, emal oli ka pahasti mingi hormooniga ja siis
ja siis muidugi need TikTokid ja siis see kõik see, mida sa loed seal ja siis nad nii paljud ütlevad nagu selliseid asju, et ma tahan, et mu keha puhastuks. Noh, need hormoonid küll kuidagi seda keha nagu ei tee kuidagi teistsuguseks, on ju. Ja ma tahan tunda naturaalselt ennast. Täiega normaalne, täiega saan aru. Ma ütlen alati, muidugi, kui sa tahad, siis sa tahad, et see, aga lihtsalt, et tulebki nagu ära laiendada. Et kui on rasedusvastast vahendit vaja, siis kondoom on ju alati super hea asi. Aga jah, et kuidagi nagu neid müüte ja seda segadust on, ja siis ongi see hästi armas koht, kui nad tulevad vastuvõtule, et ma ei tunne mitte midagi, noh, heas mõttes, et hakkasin hormonaalset vahendit kasutama ja ma ei saa küll midagi aru. Eks ongi vast see Big Pharma ja hormoonid ja kõik need sõnad, mida on kindlad mõjugrupid siis kasutama hakanud, mis on rohkem niisugune nagu liikumine ja inimeste mõjutamine teises suunas. Kui me mõtleme nüüd edasi rindade arengu peale, rinnad on nüüd välja arenenud näiteks, siis ilmselt järgmine hetk, kus toimub ikkagi väga selge muutus, on siis rasedus. Kuidas raseduse ajal, raseduse algusest kuni siis lõpuni, ärme imetamisest praegu räägi, kuidas, mismoodi, kas rinnad muutuvad? Tahaks kohe öelda, et kindlasti. Et võib-olla jälle, et mõni naine tunneb seda rohkem, mõni vähem. Suht juba, ma ei tea, selline 14-16 nädalat võib hakata jälle imitsema, ternespiim, tähendab, nad lähevad tööle nii öelda, et nad töötavad muidu ka, aga siis mõnikord naised nii ehmatavad, siis nad küsivad, et kui mul ei ole seda lekkimist, et kas siis ma ikka saan imetada, mõnel on, mõnel ei ole, aga ka tekib selline tundlikkus, võib tekkida nagu super suur tundlikkus, valulikkus, loodus ja naine hakkabki valmistuma lapse imetamiseks. Ühtpidist on nii nagu ebaloogiline, et tuleb laps, et rinnad muutuvad selle jaoks, et tuleb laps ja toimub imetamine, et siis läheb hellaks ja värki, et see nagu ei ole üldse nagu loogiline ühtpidi nagu mõelda, aga siis tegelikult rindade hellus raseduse ajal võib-olla on ka sellepärast niisugune nagu üllatav asi, et mismoodi, et kuidas see laps nüüd siia peaks tulema. Jah, ongi, aga nagu ma ütlesin, siis osadel on see tundlikkus väga kõrge ja nagu ma ka tein selle näite, et mõndadel on täitsa niimoodi, et ma ei teagi, ma kardan seda last rinnale panna, ma pigem väldiksin seda. Aga siis ongi see toetamise asi, et keha areneb edasi. Ta kohaneb nii rasedusega kui siis ka sünnitusjärgselt, eks ole. Ja seda imetamist ka natuke tuleb õppida, natuke tuleb kogeda, et võib minna kohe hästi ladusalt ja nii, aga võib olla, et seal on nii palju, rind õpib, naine õpib, keha õpib, laps õpib, et siis nagu vaadata, kuidas see sünergia seal kõik tööle hakkab. Kas rinnad siis raseduse ajal lähevad kohe kõigil hästi suureks? Või tegelikult on see, et ei pruugi minna, võivad minna ala peale sünnitust ja kas see kuidagi erineb näiteks, ma ei tea, esimese lapse ja teise lapse puhul? Väga individuaalne, et võivad minna, ei pruugi minna, natuke ikkagi seda sellist nagu kohevust ja sellist, nagu raseda naise keha on juba, ta hoiab rohkem vett kinni, eks ole, ja sellel on tõesti selline füsioloogiline loogika, et me tegelikult oleme natuke kohevamad nii või naa. Ja jälle mõni tajub seda väga tugevalt, mõnele meeldib, mõnele üldse ei meeldi. Et eriti kui näiteks inimene kuidagi tajub, et tema tahab sellist, nagu nimetatakse kuiva keha, et mul tuleb just, ma tegin ise hästi pika koolituse läbi 3 päevase imetamisest ja siis see ämamad, kes seal õpetas ka ütles nii toredasti, et palun ärge kunagi öelge naisele, et rind on kuiv. Et seda kindlasti ei tohi öelda. Või siis, et keha ka, et just rääkida seda, et see on ajutine, see läheb mööda, mõned väga naudivad seda oma selliseid nagu naiselikke vorme, sest et üks väga tähtis mõte on, et kui me kasvame emaks ja sünnime emaks, et siis me tegelikult ju kaotamegi ära oma tüdruku keha ja see käib asja juurde ja tegelikult seal tekibki väga selline, võib tekkida väga selline segane olukord, kui ma tahaks ikka 55 kilo kaaluda, aga see võib õnnestuda, aga see ei peaks olema eesmärk, et individuaalne, lihtsalt ongi individuaalne.
Liigume edasi imetamise juurde, kuidas rinnad muutuvad sel ajal või siis ka tegelikult võtame selle imetamise aja, aga liigume siis sujuvalt ka sinna, et pärast imetamist, mis juhtub? See on väga hea teema. Vahel on üks selline arvamine, see on väga vanast ajast ja ma kuulen seda täna ka, et ma ei imeta, ma ei taha imetada, sest ma ei taha oma ilusat rinda kaotada. Aga siis peab ütlema nüüd selle asja, et see rind on ilus igas järgus, aga juba see, et inimene on rasedaks jäänud, rind muutub. See imetamine enam ei mängi mingit rolli. Tahan selle kohe nagu selgeks teha. No mis seal juhtub? Kui laps on sündinud, siis läheb 24 tundi kuni siis veel rohkem, mitu päeva, kui algab imetamine. Piim hakkab tulema ja see tulemine võib võtta aega, võib kohe juhtuda, siis võib tekkida ikka selline tugev surve ja pinge rindades, kuni siis põletikuni välja, et kuni siis jälle keha õpib, et siis ta võib minna ikka väga kõvaks rind, et kohe niimoodi, et lapsel on raske seda haarata või seal tuleb natukene siis, mina ütlen mängida, et vahel isegi nibukaitset kasutada, mis ei ole jälle selline, et kindel ei, mitte kunagi ei tohi, ta on abivahend, aga ta võiks olla alati ajutine abivahend, et mitte et nagu jäädagi sinna peale. Nii et kui juba kõik on harjunud selle imetamisega, siis vahel tulevad ikka need üllatused, et 2 kuud on umbes laps vana, 4 kuud on vana, tulevad mingid pikemad vahed, söötmise vahed, ja siis võib naine ärgata jälle üles või avastada, et appirind on nii ületäitunud ja see on ebamugav. Rinnanibudest rääkides, kui osad ütlevad, et neil rinnanibu imetamisega muutub päris palju võrreldes sellega, mis ta enne oli, osadel ei muutu. Kas saab midagi selleks teha, mitte ma ütlen, et peab tegema, aga et mõni mõtleb, et issand, kas ma tegin midagi valesti, et mul, ma ei tea, rinnanibu ei läinud suureks nii, nagu teisel läheb või vastupidi. Jälle hästi individuaalne. Loomulikult, kui laps sööb ju üsna oleneb kellel kuidas, eks ole, siis see nibu peabki muutuma ja kui ta ei muutu, on ka õigesti. Vot see on hästi oluline öelda. Et jälle, osadel muutub, osadel ei muutu. Kui nüüd näiteks on selline olukord, et laps üsna kiiresti tahab nii tissi otsast ära tulla, et ei taha, ei võta seda, aga samal ajal rinnad toodavad seda piima ja hormoonid teevad oma töö ja nii edasi. Mis siis teha? No, need on need kiired sööjad. No, jälle, hästi sõltub. Vahel ei olegi see mitte mingisugune probleem, sest et see piimapaar on hästi tore, et see on nagu töötab vastavalt tellija soovile. Et mida rohkem ju laps stimuleerib rinda, seda paremini see piim jookseb. Ja väga palju räägitakse sellest, et mul ei ole piisavalt või et laps ei saa piisavalt kätte, aga on ka teine teema, kus piima tõesti jookseb niimoodi, et nagu kosest. Et see võib ka väga-väga häiriv olla. Et kui kõik on rahul, laps rahul, sööb kiiresti ära ja korras, siis ei ole probleemi. Millal tasuks imetamise puhul, räägime siis nii rinna nagu olemusest, milline ta on, mis tundeid ta tekitab, on ta siis valu või midagi muud, pluss ka funktsionaalses mõttes, et millal tasuks kindlasti abi otsida ja mitte nagu üksi jääda ja mõelda, et küll see läheb üle või et ma ei tea, küll ma pumpan välja ja mis iganes. Mina olen tohutult imetamise poolt ja ma ütlen jälle seda sama, mida ma ütlen ka noortekabinetis erinevatel teemadel, et te ei pea tulema ainult siis nõustamisele, kui on mingi probleem või küsimus. Tulge lihtsalt niisama. Vaatame kõik üle. Rinna, kuidas see laps haarab, see on hästi oluline asi. Üks väga-väga oluline. Kuidas ta võtab selle nibu, et see nibuväli oleks võimalikult palju suus, sest et sellest ei ole abi, et ta tõmbab seda ikkagi nagu kurgu poole vaakumisse. Et vahel ongi, et emad on nii segaduses, et ta nagu, ma ei tea, võib seal tunde veeta, aga midagi kätte ei saa, midagi ei tööta, et siis võibki olla, et on vale asend ja vale võte ja rind läheb tegelikult katki ainult sellel põhjusel, et üks või teine on vale.
mitte niimoodi, et mu rind ei harjugi sellega ära või et tulevad need lõhed või veri hakkab jooksma, et siis on lihtsalt see lapsekene saanud ta valesti kätte, suhu ja siis ta läheb katki. Aga kui ikkagi see nagu imetamine tekitab nii suurt stressi, kas siis on ka ikkagi nagu see, et noh, tõesti, et kui eman seal ikkagi ei suuda enam sellega tegeleda, et siis peab ikka ja et me sunnime, et kas on ka ikkagi ka see nagu normaalne, et kui tõesti ei suuda, siis on tegelikult teised variandid ka, sest päeva lõpuks on oluline, et see inimene seal selle rinna küljes oleks ka terve. No see on kõige olulisem. Et kui meil ikka ema on täitsa läbi omandega, siis ma ei tea, sellel ei ole mitte mingit mõtet ja väärtust, et me ei tohi sundida, me ei tohi, mitte keegi ei tohi ja tegelikult ma alati tahan öelda ka raseduse suhtes, et õpime rohkem olema delikaatsed. Et vahel inimene ei tea isegi, mis see on, miks ta tajub niimoodi, vahel ta teab. Vahel ta tahab sellest rääkida, vahel ta ei taha sellest rääkida. Et selline, võtame loosungid ja ütleme, et kõik head emad imetavad, et niimoodi ei tohi teha. Et näiteks toon kohe ära siin kohal, et mõnikord on naise kehaga, psüühikaga mingi traumeeritus, trauma, väärkohtlemine, mida iganes võib selle taga olla, et see need ei, inimesed kujutavad üldse sellest ka kõigest nagu nii erinevaid asju, et aga ma ei tea, mulle rääkis üks naine, et ta oli teismeline ja üks mees surus trammis või trollis või ma ei tea kuskil talle oma keha nagu vastu. Selliseid asju on ja ta ütles, et inimesed saavad aru, et ma ei saanud aru, mis valesti on, aga ma ei tea kindel, et midagi on täitsa valesti. Et ja tal tuli kuidagi selline rinna suhtes nagu blokeering ja ta ütles, et ta ei talu ka seda, et ta enda abikaasa neid rindu puudutab, et see on ka hästi väär arusaamine, et oi, kuidas kõik naised ja mehed naudivad rinnapiirkonda. Mõned väga naudivad, mõned ei naudi üldse. Ja siis jääb veel sinna vahele väga palju aastaid. Nii et see on hästi-hästi tähtis koht, et me ei oleks selline, et mina imetasin, nii on õige, nii on hea, et lapsel on tõesti kõige rohkem vaja võimalikult rõõmsat ema. Lähme edasi sinna, mis saab tegelikult pärast imetamist rindadega, mis need muutused toimuvad, kas, ma ei tea, ma siin küsin suvalisi küsimusi või erinevaid küsimusi, et kas rinnad jäävad samasuguseks, kas nad lähevad tühjaks, nagu osad räägivad, nüüd on täitsa tühjad ja umbes, et nüüd on kõik halvasti või mis sellega nüüd juhtub siis? Ma juba ette ja ruttavalt ütlen, et kõik on individuaalne, ma tean, aga räägime nendest, et mis need siis erinevad asjad võivad juhtuda? No ja ütleme niimoodi, et naised ikkagi tajuvad jällegi seda kehakuju muutust, keha kuvandi muutust, et mõtleme lihtsalt puht loogiliselt ja füüsikaliselt, et see rind on tegelenud mõtleme, mõnikord aasta, mõnikord 2, mõnikord 3, jälle keegi peaks ütlema, kui kaua keegi peaks imetama, eks ole, ikka selle piima väljutamisega, lapse toitmisega. Neid kordi, kus rind on väga suur ja siis ta läheb väikseks ja siis on jälle väga suur ja siis ta läheb jälle väikseks ja ühel päeval on see imetamine läbi. Ja ta ei tööta enam selles mõttes. Ja loomulikult saab naine väga hästi aru, et rind on tühjem, selline nahk on võib-olla, rinnanahk siis, rinnanahk on selline mitte nii elastne, et see, nii nagu me ka ju vanemaks saades, näemegi, et ma ei tea, puus on natuke suurem ja võib-olla tuhar ja mõned asjad on väga toredad, mõned ei ole, jälle kuidas me tajume seda, nii et see rind on ikkagi klassikaliselt muutunud. Ja seda küll, et selles mõttes individuaalne, mõnel vähem, mõnel rohkem, mõnda häirib ja mõnda üldse ei häiri. Mõnel võib-olla juhtub nii, et tal on enne olnud väiksem rind, talle see sobib, raseduse ajal rinnad läksid suuremaks, tal ei sobinud see ja pärast rasedust on jälle rinnad väiksed tagasi, kõik on näiteks hästi, oletame. Aga näiteks on mõni, kellel olid enne suured rinnad, võib-olla ka täidlased, pärast rasedust ei ole enam sellised. Kas siin
et viskan jälle õhku, saad kohe ikkagi spetsialistina öelda, et kas see on õige või vale, et kui mõni mõtleb sealt mõnda rasestumisvastast meetodit kasutada, siis kas see on ka nagu üks variant, kuidas need rinnad siis nii-öelda uuesti täitlaseks saada, et kui me siin enne rääkisime, et ei pea näiteks minema kohe mõtlema, et nii, et on vaja opile minna. No sellist hormonaalset vahendit siiski ei ole. Et see rind läheks selliseks, nagu ta kunagi oli. Ja see on tegelikult väga-väga suur teema, mida siis naised edasi tunnevad ja mida nad teevad ja kuidas nad, mina spetsialistina olen siis kohtunud selliste väga huvitavate teemadega, et küll on mingisugused, ma ei tea, soojendused ja kreemid ja mingid treeningud ja harjutused ja et selle rinnaga ikkagi väga sageli hakatakse üsna palju tegelema. Noorte nõustamine üleüldiselt on kuni 26-aastastele. Kui näiteks sinu juurde tuleb naine, kes ongi juba 26-selt rase olnud ära, ta on imetanud ja tal on tõesti nagu see küsimus, et kas ma võiksin endale, ma ei tea, minna siis iluopile, on ju. Et see on alati selline hästi nagu inimese enda otsus, mida ta tahab teha oma kehaga, mida mitte. Aga kas see on nagu ka okei, kui mõni tunnebki seda, et issand, ma tahaks midagi teha, aga et jälle, et kas ma võin, kas ma kuidagi teen siis sellega endale halba? Jaa, minu juures käib neid inimesi küll, kes sõltumata vanusest, kes hakkavad seda teemat nagu arutama ja mõtlema ja see on okei. Et see on jälle see sama asi, et nõustajatena me ei peaks mitte kunagi oma arvamust nagu ütlema, et jaa või ei, et lihtsalt öelda seda, et see on väga tähtis otsus. Ütleme nii, et rinnaoperatsioonid on ju ka tagasipööratavad, eks ole. Et on selliseid operatsioone ka, mis ei ole. Et kui tema tunneb, et see teeb teda õnnelikumaks, tema vaimne tervis, ma ei tea, füüsiline heaolu, emotsionaalne paarisuhe, mis iganes, aga seda tuleb alati teha nagu läbi enda tunnetuse. Et ma vaatasin ühte väga hästi meeldivat kirurgi, kes nagu teeb väga-väga kihtisid riile ja siis seal oli väga vaimukas asi, et kui mees ütleb, et naine läheks rinnaopile, et siis tuleks kaaluda, kas selle mehega jätkata. Ja siit tegelikult saabki tulla ka selle sama võib-olla imetamise juurde ühtpidi, et naisel on loodud nagu ikkagi see nagu kuvand või roll, et laias laastus, et ta on nagu lehm seal lüpsimajas, et see on sinu roll ja sa pead seda tegema ja me ei vaata nagu naist ja tegelikult ka rinda võib-olla siis nii-öelda ikkagi sellena, et see on selle naise keha osa ja ta ise teab, mis ta sellega teeb. Täiega. Ja siin tuleb ollagi väga delikaatne jälle, et kui me näiteks ämmaemandatena ka aitame lapsi rinnale ja ema ja last siis nagu ühendame seal või aitame ühendada, eks ole, siis et alati oleks väga-väga-väga meeles, et kui sa ütled, et kas sa tahad, et ma aitan, kas sa soovid, et keegi ei hakkaks kellegi rinda sikutama lihtsalt nagu lapsele suhu. See on, ja mõnikord naised ka ütlevad, et ma ei tea, et ma olin nii väsinud, ma olin nii läbi, mu keha oli lihtsalt nagu üks anum, keegi sikutas siia poole, keegi sikutas sinna poole, et seda ei tohi mitte kunagi teha. Et see mõte, mõni naine väga naudib imetamist. Mõni alles õpib nautima, mõni ei taha, et ikkagi olla lugupidav. Kui me räägime noorest naisest, kas on veel mingisuguseid selliseid arengulisi või mingisuguse hetki, kui need rinnad võivad muutuda? Või tegelikult ongi see sama murdeiga, menstruaaltsükkel, rasestumisvastased meetodid, raseduse imetamine või on veel mingi asi, mille mina näiteks praegu mitte isegi ära ei unustanud, vaid lihtsalt mida ma ei teadnud? Suures pildis see, mis ma rääkisin, et kui peaks tulema mingisugused protsessid, kas healoomulised või pahaloomulised, et süstid, siis täpselt see rinna, nahk, kude, mingisugune vedeliku leke, et need on siis ka asjad ja muidugi
noored naised avastavadki palju, ütlevad, et nad katsuvad oma rinda, mis ongi väga oluline, meditsiiniliselt öeldakse palpeerime, et meie spetsialistidena ei katsu, vaid siis me nagu palpeerime, eks ole, aga nad ise, et nad tajuvad, tunnetavad ja siis vahepeal nad tajuvadki, et aga selline tükk või selline nagu väetjas osa, et seda varem ei olnud. Klassikaliselt on see normaalne rinnanääre, mis siis hormoonide toimel läheb selliseks tugevamaks, pinges rohkem, aga seda tuleb siis läbi tsükli nagu jälgida. Ja et need on ka need muutused, kindlasti. Sa läksid ise nii mõnusalt ja sujuvalt selle enesekontrolli või siis rindade kas katsumise või palpeerimise juurde. Kui me räägime üldse rindade enesekontrollist või et ma ise kontrollin oma rindu, siis esmalt, et mis see kõige tervislikum nagu viis sellest, kas siis rääkida või üldse seda teha oleks, et kas see peab olema selline asi, et nii, ma iga nädal nüüd teen seda, et ma jumala eest ei jätaks midagi seal tegemata või kuidas sina ütled, et mis see nagu tegelikult see rindade katsumine siis kontrolli mõttes peaks nagu tähendama või kuidas sellele üldse mõelda? No kõige tähtsam on see, et ühestki asjast ei saaks selline obsessiivsus, et ma nüüd nagu uurin ja vaatan ja et kui närvis olen, et seda pole vaja. Selle kohta on väga hea materjal, et kui ma eile just, kui ma teadsin, et ma täna tulen rääkima, siis ma natuke vaatasin seda üle kõike, et ongi see rindade enesekontroll, et kuidas õppida vaatama, kuidas need liigutused on, mida sa teed, kaenlalused, terve rind, nibu, kuna, et seda enne menstratsiooni on see rind teistmoodi, et tavaliselt menstratsioonist peab olema mingi aeg möödas, aga samas nagu õppida oma rinna suhtes, et kuidas ta, mitte nüüd iga nädal, aga et panna tähele neid muutuseid, et siis sa ise ka ei ehmata nii palju. Aga samas näiteks on niimoodi ka, et mõnel naisel on niimoodi, et üks menstratsioon on rind väga tundlik ja ta tajub seda tükke ja kõva ja kõik nii, aga teine tsükkel ei ole. Nii et ta õpib oma rinda tundma. Ja selle kohta ma tahaks ka öelda, et ma mäletan, kui minule keegi ütles, et ma olin siis, ma ei tea, 18 või midagi, et rindu peab kontrollima ja siis ma mõtlesin, et nalja teete või et nagu ma tundsin millegi pärast niimoodi, vot seda on hästi oluline rääkida, et me tunneme erinevalt. Mina tundsin, et mul on millegi pärast ebamugav rinda puutuda. Et tähendab, ma võisin niimoodi käe peale panna, see oli mugav. Aga see, et ma nüüd hakkaksin seal niimoodi näppudega otsima midagi või ma ei tea, ringitama või see tundus mulle täitsa ebamugav. Ja siis ma õppisin seda, et ma 30+ hakkasin käima kord aastas nagu rinnaarsti juures. Lihtsalt, kuna meie lähedase inimesega oli väga raske rinna haigus, siis see teeb ka hästi ettevaatlikuks ja noortega on täpselt samamoodi tegelikult kõikides vanustes, et kui keegi kuskilt kuuleb, et kellelgi on see haigus või mitte see haigus, vaid mingisugune teema, probleem, et siis nad hakkavad ka rohkem vaatama, nii et see tuleb ära õppida. Aga julgustan ka seda, et kui sa millegi pärast ise ei saa, kuna minu see kogemus oli, et see läks mööda, see kasvas välja, nagu see enamus asju, aga mingi periood oli, et jälle, et ma ei tea, rääkida siin maru rõõmsalt, et me kõik oleme nii ilusad, rinnad on ilusad ja ma ei tea, vagiina on ilus, peenis on ilus, jah, aga me tajume seda erinevalt. Kui nüüd mõelda sellele, et neiu suudab siis ja tahab ja saab oma siis rinda ise kontrollida, siis tegelikult mida siis inimene peaks nagu tähele panema, kust mida katsuda ja mis need siis sellised tähelepanekud võiksid olla, et mis see on, mis seal rinnas peaks nagu selle pirni või tulukese põlema lööma, et võib-olla peaks nüüd minema spetsialisti juurde? Kui niimoodi sammult anda, siis ma arvan, et see jää kellegile meelde, et siis tänapäeva nõustamine. Paned Google'isse rindade enesekontroll ja siis tulevad ilusti joonistega välja suunad nooltega, et kaenlaalused, terve rind, pigistamine, nibu pigistamine, et kui me seda teeme spetsialistina ka, siis on hästi kindlad võtted ja see tuleb lihtsalt ära õppida. Ja kui sellest joonistest ei ole kasu, siis meil on olemas ju suurepärased rinnatervisekabinetid, kuhu mina saadan noori ikka nagu väga palju
just nende igasuguste küsimustega, see käib niimoodi, 2 pead on 2 pead. Enamasti ma ütlen, kõik on normaalne, kõik on korras, aga teine spetsialist, kes on rohkem spetsialiseerunud veel rinna tervisele ja sellistele muutustele, mida me peame kindlasti nagu jälgima, vaatab veel üle, siis tema otsustab veel edasi, kas tuleb rinna ultraheli, kas läheb siis juba arsti juurde edasi, nii et see annab neile väga sageli meelerahu. Et ta võib usaldada mind küll ja olla nagu nõus ja rahul ja rõõmus ja kergema sammuga kabinetist välja minna, et kõik on hästi, aga eriti kui on, ütleme, murelikum või ärevam, et üldiselt ma soovitan spetsialistidele ka, et tehke nagu duubelkontrolle. HPV puhul tekitab emakakaela vähki, me räägime palju vaktsineerimisest ja tegelikult vaktsineerimisest ka selles osas, et see ei tähenda, et sul, ma ei tea, et tee vaktsiin ainult siis, kui sul on keegi suguvõsas olnud, kellel on olnud. Rinnavähiga ilmselgelt on vast inimestel või noorel neiul ongi nagu pigem mõistlik uurida, kas on olnud suguvõsas mingisuguseid muresid ja tegelikult sellest ka siis oma perearsti või ämmaemandat või kedagi siis teavitada, et see oleks juba kuskil haigusloos sees või seal, et siis saaks nagu midagi jälgida. Täielikult, et kui me võtame anamneesi, mis siis tähendabki seda, et me küsime kroonilised haigused, südame-veresoonkonna haigused ja tõesti seal on üks küsimus, et kas perekonnas lähedastel on olnud mingit sorti pahaloomulist kasvajat. Ja kui seal tuleb vastus näiteks, et on olnud, siis rinna puhul tahan kohe öelda seda, et see naine peab tavaliselt minema palju nooremana kontrolli ja tehakse ka erinevaid uuringuid, et lihtsalt olen pannud tähele, et mõnikord inimesed ei tea seda, et need tütred või siis tütred või et nad ei tea, aga et seal on omad nagu näidud, mida jälgitakse ja et see jälgimise intervall on palju sagedasem. Siin võiks kokkuvõtlikult siis öelda, et ära kontrolli ennast mitte hirmuga, vaid õpi oma rinda, oma keha tegelikult tundma ja tea siis, mis on sinu jaoks tavapärane. Aga rinnad ei ole ainult tervise ja muutuste teema, need mõjutavad päris palju ka seda, kuidas inimene ennast ise näeb, kui suurt rolli sa tegelikult täna, kui sa ka noorte neidudega oma kabinetis neid siis vastu võtad, kui suur roll tegelikult on rindadel nende noorte inimeste minapildis ja kehapildis? Täiesti suur, nii nagu kõik muudki keha osad, arengud, et kui noor ju areneb, siis nad ju katsetavad igasuguseid asju riietusega, värvidega, meigiga, ma ei tea, pesuga, et see mängib väga rolli, aga jah, ta mängib nagu igas suunas, et mõned väga naudivad, on väga uhked ja rõõmsad oma suurte lopsakate rindade üle, teisel on täitsa vastupidi, mõni ütlebki väga enesekindlalt, mis on ülivinge, ilmselt on teda siis niimoodi kasvatatud ja suunatud, et mulle väga meeldib mu rind, ma olen väga rahul oma rinnaga, selle suuruse kujuga, teine jälle ütleb, et ei ole, tuleb meelde üks noor, kes tuli vastuvõtule ja ta oli käinud rinnaoperatsioonil, aga mitte implantaati ei olnud pandud, vaid pandi seda enda keharasva. Ja ta ütles hästi kihvtilt, et ta on selle tulemusega super rahul, et see rind, ta ütles kuidagi hästi toredasti, et ei olnud nagu liiga väike ega midagi, aga oli selline, üks oli suurem, teine väiksem, see segas teda piisavalt. Siin peavad muidugi ka partnerid, ükskõik mis soost nad on, väga-väga nagu hoolsalt mõtlema, mida ja kuidas nad kommenteerivad. Ja siis ta ütles, et ta on tulemusega nagu super rahul, aga et kui küsida, et see, kuidas ta seda nagu tajus ja läbi tegi, et kas ta kordaks, siis ta ütles, et ei. Sa tõid hästi välja selle, et ka partner peaks nagu väga mõtlema selle peale, kuidas ta, mida nii-öelda ka rinna kohta ütleb, siis tihtipeale nagu see küsimus, aga näiteks, kui mulle see ka meeldib ja ma ütlen midagi head, kas siis see ka on nagu vastupidi jälle kuidagi halb, sellepärast, et kui teine inimene ei tunne, et need on ägedad, ilusad, et siis ma kuidagi teen jälle halba.
ja ma saan täiega aru sellest. Mulle nii meeldis, vaata Notting Hillis oli selline episood, kus Hugh Grant või tähendab, Julia Roberts küsis, et mis teil meestel on selle nende rindadega, et täitsa tavaliselt mingi 2 mügarikku on ju, ja siis Hugh läks nagu sinna, mõtles, et oota, las ma vaatan, ma uurin. Et selline lustakas lugu, et siis tasub alati küsida partneri käest, et kas sind haavab, kas ma võin seda öelda või ma ei või seda öelda. Et üldse psühholoogiast rääkides, et kõik, ma ei tea, kuulavad 1000 podcast'e ja loevad 1000 suhteraamatuid, aga ütleme, otsem tee. See võite õppida, me õpimegi suhteid terve elu, täitsa kindlasti, läbi elukaare, läbi kõik neile arengu. Aga üks hästi lihtne asi on, küsi tema käest, kuidas talle meeldib. Sest mõnikord on ka selline koht, kus inimene ütleb, et mis sa nüüd või mis sa räägid sellest või ei ole niimoodi. Vaata, lapsena me tegime ka seda, et joonistad ilusa pildi, teine ütleb, et oi, nii ilus pilt, ei ole midagi. Et mõnikord tehakse seda lihtsalt kuidagi niimoodi on harjutud, aga just, et küsidagi, et kuidas sa tunned, sest et olen näinud ka naisi, kes on tohutult nagu palju enesekindlamaks läinud, et umbes, et enne me ütleme siis, ei valideerinud, ei saanud aru, et rind ikka, mis siin ikka nii erilist on. Ja siis tuli mingi suur armastus ja armumine ja siis mees oli nii elevuses nendest rindadest ja siis umbes teine läks ma mingil hetkel peeglet ütles, mis päris toredad. Et nagu, ja see on kõigiga, suuga, ninaga, mis iganes on, et küll on tore, kui keegi kiidab ja teeb komplimendi ja siis sa vaatad selle nagu, et jah, väga ilus, aga mõtle, kui palju juhtub ka seda, et keegi ütleb, et niimoodi ongi või et ongi üks rind on väiksem kui teine, et hästi delikaatne peab olema, sest ja see ei ole ainult partnerlussuhtes, see on sõpradega, see on sõbrannadega, et ma olen avastanud sellise, õpid terve elu, et kui oluline on meestele teise mehe, sõbra kiitmine, nagu tunnustamine, ülioluline, et ma ütlen kuidagi niimoodi, et poisse on emad ikka kiitnud ja naised ikka kiitnud ja nii, aga just see isa kiitus, või sõbra kiitus, töökaaslase ja naistel täpselt samamoodi, et me ei oleks ainult nagu selles paari suhtes, et mul on endalgi olnud olukord, kus korraks olin kohmetu, aga kuna mul ilmselt on vist üsna selline humoorikas meel ja läksime sõbrannaga ujuma ja siis ta ütleb, et ma ei hakka seda kehaosa siis nimetama, et nii, et sul on nii kenasti see. Ja siis ma vaatasin kah järgmine päev peeglist, et ma tean, aga nii tore, et teisele ka tundus. Et see ei pea olema üldse kuidagi seksistlik ega mitte midagi, et see on nii tähtis, et me ise ka nagu kogu aeg üle ei pingutaks sellega, et ma ei tea, äkki ma ei või öelda, et sul on ilus rind või ma ei tea, tuharad või varbad või, et võib küll. Igaks juhuks nendele noortele, kes kuulavad ja ei ole kuulnud nimedest Julia Roberts ja Hugh Grant, siis minge guugeldage, võib-olla leiate ka TikTokist või mujalt selle klipi üles, kus see kõik toimub, nii et igaks juhuks ütlen, tegemist on näitlejatega. Aga siit veel lõppu. Räägime ühtedest asjadest, mis on rinnaga väga palju seotud, aga mille kasutamine on ka tekitanud sellist fuoori, et ma ei tea, et need, kes kasutavad, need on õiged naised, kes ei kasuta, need on õiged naised, rinnahoidjad. Mis värk siis nendega on? Kas neid peab kasutama, kas neid ei tohi kasutada, kas need, kes rinnahoidjad kannavad, on endale peale surunud meeste mingisuguse maailma, need, kes kannavad ilusat pitspesu, on ka justkui sunnitud seda kandma, et olla kuidagi rohkem seksikamad või tegelikult mis värk sellega on? No sellega väga palju värki, et see kõik, see kuidagi see liikumine ja kunagi ju arvati, et ikka paned selle rinnahoidja peale ja siis see rind säilib ilus ja kõik asjad, aga tänas enam ei ole niimoodi, et kunagi arvati seda ka, et raseerima peab kindlasti, eks ole. Et nüüd me oleme ikkagi vabasse maailma jõudnud igas mõttes, et see, kes tahab, kannab, see, kes ei taha, ei kanna. Suures pildis tahaks öelda, et meeste pärast midagi tegema ei pea, aga siis võid, kui sulle endale ka meeldib, et ongi, ega siis esteetika, visuaal on väga palju erinev. Sisuliselt ei pea ju aluspükse ka kandma.
et ja väga paljud inimesed ei kannagi täna enam ja ei kannagi rinnahoidjad ka mitte ja siis aeg-ajalt kannavad, et see on seesama, vaata kui noortele õpetad seda, et millised osad peab nagu kinni katma näiteks randa minnes, eks, et kuigi täna on juba rannad, kus ei pea. Nii et kuidas iganes keegi tunneb, et midagi ei pea, võib, aga et kuidas see tunnetus on? See võib-olla sulle, ma ei tea, ei ole õige nime kerge seda küsida, aga kuidas seda õiget rinnahoidjat valida või kas on üldse see, et lähed lihtsalt tellid kuskilt midagi, just kui me räägime noorest neiust või on tegelikult mõistiks minna pesupoodi, kus keegi ikkagi mõõdab ja aitab sind? Esimesed korrad kindlasti kas emaga, sõbrannaga, et ikkagi on vaja mõõta ja aidata, et seal on ju ümbermõõt, seal on see korvi suurus, et kõige olulisem ongi see, et inimesel on mugav selle rinnahoidjaga, et lihtsalt võtta esimene või vaadata, et see peaks küll minema ja proovin, seal on omad nagu tõesti nüansid, et kuidas ta toetab siis ja kuidas oleks mugav. Saate lõppu sulle veel selline küsimus, kui kuulaja peaks sellest saatest võtma 3 mõtet kaasa, mis need oleksid? Oleme delikaatsed enda ja teiste suhtes. Jälgime oma rinda läbi elukaare. See on ülioluline. Just eile rääkisin ühe arstiga sellest, et seda teadlikkust tõsta täitsa kindlasti. Ja see 3. minu lemmikmõte, et me kõik oleme ilusad. Me kõik oleme ilusad ja nii nagu ka teised kehaosad arenevad ka rinnad, nad muutuvad, nad reageerivad hormoonidele, rasedusele, elule üldiselt. Ja võib-olla kõige olulisem on see, et neist tõesti võikski rääkida lihtsalt normaalselt häbita ja mitte just nagu et ei oleks seda häbi, ei olekski liigset nalja ja teistpidi ei pea ka hirmutama ja ei pea ka seksualiseerima, vaid kui päris räägime sellest kui lihtsalt loomulikust osast noore naise kehast ja elust. Aga aitäh sulle, Diana, et tulid täna saatesse. Aitäh teile kõigile, kes kuulasite. Loodetavasti saite siit palju uut infot. Ja kui teil tekib veel mõni küsimus, siis seksuaaltervis.ee saate kõike seda ju küsida täiesti tasuta, anonüümselt ja püüame ikka 72 tunni jooksul teie küsimusele vastata. Nii et ruttu minge ja küsige oma küsimusi ja juba maikuus tulevad siis järgmised 2 episoodi, vaatame mis teemadel, kes meil siin laua taga on. Mina ütlen teile aitäh ja nautige kevadet. Saate toob teieni Tervisekassa.